tere, tere, müstilise šamaani ennustuskaardite kuulajad ja vaatajad. Tänase kaardi lugemise mõte või idee tuli mul sellest, et Pluto, see väike kääbusplaneet, läheb veevalajasse ja alati, kui suured planeedid muudavad märki, siis see ka midagi muutub meie eludes. Ja kuna see veevalaja on ühiskondlik sodiagi märk, kes tahab, et natuke sellist võrdsust ja ühtsust ja aga väga palju uuendust vajab ta, mitte ei vaja, vaid tahab luua uuendust. Talle ei sobi, kui miski asi on väga pikalt kuidagi vanas voolusängis. Ja samas täpselt samuti on Pluto see, kes lõhub oma teelt ära sellised asjad, mis ei ole jätkusuutlikud. Nii et siia all ongi, et mida see Pluto siis minu ellu toob. Kui ma vaatan astroloogilist kaarti, siis 12. elualal või selles valdkonnas kuskil seal on sul Pluto ja seal hakkab ta tegema neid, võib-olla on juba teinud sul mingisugused muutused ära või nüüd on see hetk. Ma nimetangi seda, et praegu on siis see Pluto portaal lahti, et universum nagu taas ärkab ja, ja midagi liigutab ära. Kas sageli on see, et me ei taha noh, kas me oleme laisad või laiskus tuleb sellest, et meil ei ole sisemist energiat, meil ei ole seda ahaa-efekti, mis paneks meid ellu, et paneb meid liikuma. Ja siis ongi, et kui me ise pole midagi ära teinud, olgu see suhetes, olgu see tööalaline, olgu see eraettevõtlus, olgu need rahalised käigud, olgu kasvõi niisugune lihtne mingisugune seina värvimine või vanade asjade äraviskamine. Need ei pea olema alati mingisugused elumuutvad asjad, aga võivad olla. Ja teinekord, kuna Pluto on ka sinu sisemine hing, siis ta võib ka seal mingisuguse trigerduse teha, et sa ise saad aru, et sa enam ei saa nagu sellisena edasi minna, nagu sa enne olid. Võib-olla kõik selle muutuse aeg praegu tuleb see, et nii, nüüd on see hetk ja selline tunne on mul, et see nagu ei taha see aeg enam liikuda niimoodi sirgjoonelt, niimoodi punkt punktilt edasi nagu kalender, vaid et ta tahab nagu august läbi minna kohe teisele poole paberit jõuda, et mitte ümber paberi, vaid läbi sealt. Et see on selline Pluto portaal, kus see vana mina kaotab oma kuju, et saaks uuesti sündida. Et see universum praegu enam ei küsi, mida sa soovid, vaid ta äratab sind läbi sinu iseenda kogemuse. Nii et kui sa tunned, et miski sinus nihkub, nagu oleksid ärkamas, siis on see märk, et Pluto on sind puudutanud. Aga tea ka, et ega see Pluto tavaliselt niimoodi õrnalt ei tule. Ta tuleb ikka niimoodi natukene äkilisemalt. Aga ikkagi selleks, et sa mäletaksid, kes sa tegelikult oled, mida sa oled siia tulnud tegema, mida sa oskad. Et see on selline uus sagedus, mille Pluto meie eludele nüüd toob. Ja mulle ei meeldi, mitte ei meeldi, vaid mulle tundub, et kaardite peal on nii palju sümboleid ja nii palju informatsiooni, et ma ei pea veel panema, et valige mingisuguste esemete hulgast valik. Ja sel korral see sellegipoolest tuli.
ja midagi ei ole teha. nii kui ma vaatasin riiulisse, siis ma teadsin täpselt, et esimene on köhakomm. see on need, mis ta on, meegakomm. siis teine on õnnepuu. kolmas üks tore must kivi, küllalt terav. ja neljas on siis lavendli lõhnakotikene. nii et vali, mis, mis see on, mis sa tahaksid. võib-olla on see, et sa mõtled ise, paned silmad kinni ja mõtled, et nii, mida see Pluto tuleb minus muutma, mida ma ei ole ise veel tähele pannud, siis tee silmad lahti ja vali üks asi. esimene lugemine, kui sa valisid siis selle meekommi, mulle see esimene kaart juba andis hästi palju informatsiooni. ma üldse ei imesta, kui see 40 siin on juba see arv, mis on sinu vanus. kuidagi tuli just, et see on selline küpsemate inimeste lugemine, aga võib ka olla see, et sinu hing on küpsenud teatud kõrguseni. sest maa toidab meid ja, ja maa annab meile ka seda uuesti sündi. iga kevad on uuesti sünd. kuidas sina tunned ennast praegu? kas sul on seda energiat, et uuesti sündida? kui ta on tagurpidi, siis mulle tundub, et sa oled natukene unustanud selle, et vägi on sinu sees. et see füüsiline vägi just täiesti on sinu sees. see on see, et me oskame kartult koorida, me oskame, ma ei tea, puulusikaid teha. me oskame oma kätega teha pai ja me oskame, ma ei tea, no kui palju me oskame kätega teha. mul on selline tunne, et sa oled ära unustanud selle, et võib-olla on see, et sa tõesti mingit käsitööd kunagi tegidki, aga sa mõtlesid, et ah, sellega ei ela ära ja mis see ikka on ja kuidagi selline, et need süsteemid, mida sina oled siis nagu, millega sa oled tegelenud, kuidagi on selline, et ma ei taha nende süsteemidega enam tegeleda. võib-olla on siin tõesti, et sa peadki oma füüsilist tervist üle vaatama, hingelist tervist üle vaatama. Pole ka ime, et võib-olla ongi juba külmetushaigused sul küljes, et ise ütled, et väljas ei ole veel midagi toimunud, aga mul on juba, kurk on haige, on ju. et siin see universum nagu ütleb siin, et sina ise oled kõikvõimas. ja kui nüüd noh, kuidagi tuleb ikkagi natukene sellist nagu haigust või sellist energiapuudust siin välja, et vot siin sina ise pead ennast kätte võtma. uuri, küsi, otsi, aga sinu kätes on sinu füüsiline ja hingetervis. siis teine spiraal, kusjuures minu jaoks haakub selle esimese kaardiga kohe. ma näen, kuidas selline siidlina või isegi noh, midagi siidist pluusi, mis vajub nagu maha, nagu väga ilusasti vajub maha, aga seal ongi nagu energia vajuks, nagu oleks sul seest välja vajunud. kas mingisugune teadasaamine või noh, täiesti, et kõik oli nagu ilus ja ühtäkki ja mul on sihuke tunne, et sul on vahepeal tekkinud see, et sa ei näegi seda valgust.
elus. kõik selline hirmu ja kannatuse ringid ja mõtlemise ringid ja kõik. ja aga tead, et ring, spiraal on kahte poodi. sa saad minna allapoole, aga sa saad tulla sealt ka ülesse. ja pane tähele, iga kogemus võib viia sind sügavamale. aga kui sa seal oled ärkanud, siis seesama kogemus, see toob sind ülesse, liikuma spiraali pidi ülesse. et ma näen, et siin on võib-olla tõesti vaja puhastada oma füüsis, siin vaja puhastada oma hing, sest tea, et sinu keha on see nagu püha tempel, sina saad uuesti sündida. ja ma vaatan, et see viimane, see madu tuleb täpselt samuti seda uuenemist sulle tooma. et sa ise tead, kuidas uuesti sündida. luba teha nagu see iseenda, see sisemine töö. puhasta, mõtlen, et võib-olla pead istuma lõkke ääres, kamina juures, puhasta tulega ära kõik, tõmba, lase sellel Pluto energial nagu vaakumiga tõmmata kõik igasugused haigused, raskused ja energiapuudus ära. puhasta ise, ole ise aktiivne, kõnni sellest trepist ülesse, viska see vana nahk maha ja Pluto aitab sul uuesti. siin on selline, et keha ja hinge puhastus on see, mis see Pluto tuleb, mida Pluto aitab sul teha. sina, kes sa valisid õnnepuu. mulle tundub, et sa oled pidanud ennast üldiselt õnnelikuks inimeseks. siin tundub, et mul on tööga tegemist ja võib-olla kui sul ei ole tööga tegemist, siis võib-olla see lugemine ei ole sul, aga kui sa selle valisid, siis ikkagi ma ütlen, et kuula ära. aga me teeme ka sisemist tööd sageli. aga vaata, see ohverdus. mulle tundub, et kui tööl ongi palju, me sageli teemegi palju tööd. võib-olla teised ei saa aru, kui palju on meie palju, on ju nii, et igaüks, kui sa ikkagi lähed tööle, siis juba see, et sa hommikul tõused üles, sa teed midagi, see on kogu aeg on mingisugune tegemine. me isegi unes, me näeme und, me teeme seal midagi. ja see elu on tegemine. ja siin minu jaoks see kaart ütleb täiesti no selline, et ma tahan oma võimu tagasi. selline, et nagu nüüd on see aeg otsa saanud ja aitab mulle, mis iganes võim see on. see võim ei pea olema midagi negatiivset. see võib olla see võim, et sa oled kellegi heaks midagi palju teinud. see on sulle nagu harjumuseks saanud. et see on väga tore, muudkui teed ja inimene harjub ära, et sina teed või ülemus harjub ära, et sina teedki neid kõiki asju ja nüüd ühtäkki sa saad aru, et see ei ole see, mida sa oled tahtnud teha, et alguses oligi see võib-olla huvitav, nüüd enam mitte. selline tunne, et kuule, see ei ole minu karma, et kui sinul ei lähe hästi, et siis ei lähe ka minul hästi. igaüks peab oma karmat ise puhastama ja vot, sinul on nagu harjumuseks saanud teiste probleeme lahendada. nii et Pluto tuleb sulle ütlema, et aeg on otsas, võta võim tagasi. kõristi siin kõrval natukene on
noh, tundub siin selle esimese kaardiga seoses, et sa oled tegelikult juba enne seda öelnud, et sulle mingi üks või teine asi ei sobi, mitte just ei meeldi, aga ei sobi, sa oled püüdnud midagi ette võtta, aga selline tunne, et nagu noh, ma ei tea, selline ütelus on, et ütlesid ka midagi või liigutas tuul su papist lõugu. vot siin on ka, et tegelikult sind ei ole kuulda võetud ja sul on selline natukene nagu hirmufoon on siin sees, et äkki mind ei nagu noh, äkki mind ei olegi olemas või võib-olla sa oled unes näinud, et lähed kuskile mööda pikka teed ja kaod lihtsalt ära. et siin tundub selline, et sa oled noh, ongi, et siin ei panda tähele ja räägid midagi ja ikka ei panda tähele, aga samas on kõik asjad nagu tehtud, seda pannakse tähele, kui on nagu tehtud, aga kuidas see tehtud on. nii et need isegi kui sa oled nagu noh, mitte palvetanud, vaid palunud, et kuidagi universumilt, et palun, ma enam ei jõua või ma enam ei taha, et see selliselt on, siis isegi nagu seda ei ole kuulnud. universum ka ei ole kuulnud, nüüd hakkab kuulma. nüüd see Pluto portaal avab selle, et sa võtad oma jõu tagasi ja sinu häält hakatakse kuulama ja siis ilmub jahimees. vaata, see on puhas fookus, siht, see on nagu vaikus enne lasku. ära võta seda lasku nagu negatiivsemalt, vaid see on selline tunne, nagu oleks oodanud mingisugust hetke. nüüd see juhtub, nüüd see toimub. sa ei ole nagu tormanud, vaikselt. nii, ja nüüd sa tead, et süda, hing, füüsis, kõik on ühel joonel ja kõik, mida sa nagu soovisid, taga ajasid, muutust soovisid, tahtsid, nüüd tuleb see sinu juurde. ja ohvrirollist lase lahti. tee kasvõi kõvemat häält. vaata, mõnikord on see, et lihtsalt pane jalg maha. juba kodus ärkad ülesse ja esimene asi, paned kõvasti jala maha, kui sa voodist välja tuled. pesed hambaid, paned kõvasti jala maha. sa ei pea nagu midagi ütlema, vaid see on üks otsustuse koht. üks otsustuse koht. jood kohvi, paned jala maha kõvasti. nii et kõik lase minna ja sa suudad astuda oma väkke. kolmas lugemine, kes sa valisid selle musta kivi, suht siukene teravate häältega. no nii, vihmameister meil tagurpidi tulnud. kõik kolm kaarti on tagurpidi. siis mulle tundub, et see Pluto tahab ikkagi väga-väga puhastada sind mingisugusest sügavusest. aga samas selline mitte sügavusest, vaid ta tahab sinu ees, Pluto, nagu teed puhtaks lükata rohkem, kui sa ise oled nagu suutnud. võib-olla on sul natukene rohkem kontrollivajadus olnud või on sinu elu seotud rohkem kontrolliga. me ju kontrollime näiteks, kas lapsed hommikul tõusevad üles, ma ei tea, kas me kontrollime, kas see buss tuleb õigel ajal. me kontrollime, vaatame, mis ained on seal kuskil pakendi peal. selline nagu vaatamine, mulle tundub, et siin on selline kontroll, mida sa alati ei saagi kontrollida. et vaata, kas see kõnetab sind. ehk Pluto lükkab selle kontrollimehhanismi sinul õrnemaks. ma ei näe, et see läheks nagu vuhti minema, aga
no kui ütelda, et üle ühe hakkad kontrollima. kuidagi selline tunne, et sa ise suudad lahti lasta mingisugustest asjadest. võib-olla on ka see, et lapsed on vahepeal suuremaks kasvanud ja neid ei pea enam nagu üles hommikul ajama või nendele süüa tegema, nad saavad ise hakkama. võib-olla sa oled mingisugustes töösüsteemides loonud sellise suurepärase süsteemi, et sa ei pea seal enam kontrollima. võib-olla enam ei pea ka bussi vaatama, sellepärast et sa elad nüüd lähedal ja kõnnid ise. kuidagi selline süsteemide kokkulangemine on. mis iganes, võib-olla ma ei leidnud seda süsteemi, mis sinul on, aga vaata, missugusest süsteemist sa ise saad lahti lasta, sest lase pigem ise lahti, muidu Pluto võtab ära ja ütleb, et noh, nii ja sina ütled, mis nüüd toimub, on ju. aga see on Pluto energia. tuule taltsutamine jälle tagurpidi. ma nagu näen seda seost, et nagu need mõtted lähevad laiali. just selle kontrollimehhanism, kogu aeg on mingi see, et isegi see, et mul on, vaata, magama minnes on pea on paks mõtlemisest. kas ma selle tegin ära, kuidas ma seda teen, see paber on täis neid asju, mida sa pead tegema, võib-olla on sul email, on sul kirju täis, mida sa ei ole jõudnud üle vaadata, et ma homme vaatan, ma pärast vaatan. selline selja peal raskus, ma ei tea, võib-olla see selg on isegi natukene haige selle, sest kuidagi või isegi niisugust külmetamist võib siin olla. aga ma näen, et seda mentaalset tormi on sinu peas, sinu ümber nii palju ja seda vaikust ei ole. ma näen nüüd ilusti ära ja see on see terav kivi, mis lõikab, peab läbi lõikama need, mm, need mõtted, mis, need kontrollimõtted, mis mitte midagi ei anna, lõika selle kiviga läbi. ja vares, mis ta on tagurpidi ja tema on ka selline siin positsioonis selline hoiataja, et sa oled nagu ära unustanud see, et maailm on hall, ongi hall või ei ole maailm hall, ütleb Vares. maailm on värviline, sina pead ise nägema, ühele poole vaatama, teisele poole vaatama, üles-alla, kuidagi selline, et usu, ma ei tea, usu imedesse, usu maagiasse, usu, et teised ka suudavad kuidagi sellist nagu kutsub vaatama seda värvilist maailma siin, päikeseloojangut ja kuud ja tähti ja nagu usaldama seda elu. aga ma näen, et see tagurpidi, ma ütlen, et otsi endale selline koht, kus sa mõtledki, et kõik, mis minu ümber on, need sellised nagu iminapad, kes minu külge on tulnud, need mõtted, need tegemised, need võrdlemised, et see kontroll, lõika kõik see kontroll selle kiviga enda ümbert ära, las need kõik need juhtmed ja torud lähevad maa sisse ja saavad uue hingamise. selline tunne, et Pluto aitab sellele puhastusele sinul siin ilusti kaasa. neljas lugemine, kes sa valisid selle lõhnava lavendli kotikese, sina seda lõhna ei tunne, aga mina seda lõhna tunnen. ma vaatan, et esimesed kaardid tulid kohe sellised lillakad lillakad värvid välja, nii nagu lavendelgi on. ja kui ma vaatasin, et teised lugemised on sellised natukene just sellised Pluto raske energia, aga Plutol on raske energia, ta ongi puhastav energia, aga ta on
enne seda puhastust on ta suht niisugune keeruline, siis ma vaatan, et siin on seda energiat, see on nooruslikum energia, see on kergem energia, nii et kui sa juba valisid selle, siis võib-olla sinu maailm on juba natukene muutunud. Me ei pea ütlema, et hästi suur muutus, aga võib-olla sul avanes mingisugune võimalus, äh, selline tunne natukene, et siin on natukene rahaga seotud, unistustega seotud, et sa unistasid mingisugusest asjast, et äh, ma ei tea, uuest korterist ja sul praegu avanes võimalus see korter endale saada. Siin on natukene sellist nii materiaalset kui unistuse energiat sees. See võib olla võib-olla, kuidagi ei ole nagu töökohaga seotud, aga natukene nagu sihukest unistust ja materiaalset tõesti on, et noh, või ise said sa millegiga hakkama, ma ei tea, mingisugune asi, millega lõpetasid ja see suurepäraselt nagu lõppes ära. Et sihukene hästi hea energia on siin, et igal juhul see on nagu uue maailma või uue energia loomise lugemine ja tundub, et sa oledki nagu selles voos, selles rahus, selles mõnusas liikumises koos universumiga. Vaata, kui meil elus on kõik hästi, siis Pluto ei tule ja ei võta mitte midagi ära, vaid ta annab pigem juurde, ta puhastab veel selgemaks ja klaarimaks, kui meil on kõik endal läbi mõeldud, mis on jätkusuutlik. ja see voog ongi, et sinu energia praegu töötab suurepäraselt. Et sa oled nagu eeltööd teinud, see näitab selle eeltöö olemasolu, et seda sa oled teinud ja nüüd on see positiivne, mis edasi tuleb. ja maagiakaart tugevdab seda esimest, et sinu sõnad, sinu mõtted, sinu unistused muutuvad nüüd tegelikkuseks. Täiesti, absoluutselt. Ja kuidagi selline, et võib-olla sa ise ütled, ma teadsin, sul kuidagi oli juba enne, et sa oled selleks nagu võimeline või noh, siin on ju see maagiakuul on siin ju täiesti olemas, et selline tunne, et aga sa kuuli pealt juba nägid, kuidas see lõppes, nii et see eeltöö on tugev, tugev. Ja viimane kaart, see maahoidja, tagurpidi, ta tuleb nagu ütlema, et jää maandatuks, ära lenda ainult unistusse, sul on juba nagu seeme mulda pandud, ära jää ainult siis, sest siin on uuesti, tuleb see kristallkuul tuleb välja, aga nüüd on ta, kui siin on läbipaistev ja õhuline, siis siin on ta tume, aga ta ongi see, et ta ütleb, et nüüd sa võid vaadata seda nagu täiuslikumalt, seda oma tegemist. nii et sinu looming on mitte ainult sulle hea, vaid ka sinu ümbritsevatele. ära unusta siis seda, et me peame oma soove soovima ka niimoodi, et teistel on hästi, siis saab see maagia ja kõik võimalikuks. Ja ära unusta siis seda austatud maad, kus sa igapäevaselt kõnnid. Sest see on maa, mida sa lood, uue maa.